kilomeetrinäit 37,298. Tervist siis kõigile, kes siis jälgivad minu tegemisi. Ja täna selline mõte, et teeme väikese tiiru. Kilingi-Nõmme, sealt sutsti üle piiri ja käime Lätis ühe ilusa koha peal. Kilingi-Nõmmest oleks tulnud sealt kaudu. Maassa. No nii, varsti hakkame Lätti jõudma. Ränded. Siit need omale rattad saidki. Ja. Läti firma, hurraa. Valmieras rajoon. Siin on päris suur silt. See on küll ilus koht. Kuskilt tuleb vasakule minna, seal. Mingit keelumärki ei ole, järelikult võib sõita. Esialgu vähemalt. Siit ma igal juhul edasi julgenud sõita. Keelumärk. Siin ta näitab neid koopaid küll, jah. Такие пропуски всякие. Ну как нет, я ехал везде. Есть так. Вот возьми на эстонском языке, видишь, весь Valmierский район, это можешь брать. Это? Да, возьми. Окей, спасибо. Там Рух я Valmiera, Zilaiska озеро хорошее, можешь в Буртняки поехать, если мотоциклом ехать. Väga hea vend oli siin. Ei teadnud, kohe tuleb siia putka juurde sõita. Siis ja 10 euri siis on auto või mootorratta luba, et siit sõita sedasi, nii kui me praegu sõidame, et numbri järgi, ja kui seda ei ole, siis suure tõenäosusega sa siit ilma trahvita ei pääse. Et videovalve on igal pool. No siin ongi need väiksed rajad, kus tegelikult minema peab, eks on. Oli raske või?
mõtlevad välja igasugu asju. Ahah, siin on see matkarada. Oleks nüüd jala, siis oleks tulnud siit mööda laudteed jõge äärt pidi. Muideks siin oli mainitud, et see on kuskil ujumiskoht ka, ma ei tea, äkki see ongi või? Jaa, nüüd on ilus jah. Koopad olid siin kõige vägevam vaatamisväärsus, et mitte, et siin muu all poleks, mets on hästi ürgne, tohutud männid on siin. Nii suuri puid ei ole ammu näinud, noh. Siin on jälle iga natukese aja tagant. Pluss võrdub. Vahepeal olime jõest natuke eemal, siin oli kõrgendik, mingid trepid, nii. Nüüd keerame jälle jõele lähemale. Voh, sipelgapesa. Siin on jälle parkla. Suur lind oli sinna tehtud. Arvan, et sikkeld võiks äkki siia panna või?
terve metsa neid kujukesi täis. Linnud puidust. Lähme korra sinna vasakule, seal paistis mingi jube suur kuju enne. Praegu on nii, et me oleme nüüd, nii öeldakse, teiselt poolt näeb koopaid või? Teiselt poolt jõge on madal ja siin on kõrge. Päris äge on see. Vaade siit on. Jah, nüüd on nii, et kui teisel pool jõge matkarajal oled, siis näed siinpool seda liivakallast. Mis rakett siin oli? Rada läheb muudkui pikki jõge. Noh, kõike seda ei jõua ju läbi käia. Jõuaks muidugi, aga siis oleks pidanud jah ratta jätma sinna putka juurde. Riided ja varustuse. Seal poleks keegi torkinud asju ja oleks võinud rahus seista küll. Nii et kes siia tulevad, et jätke ratas Valvuri putka juurde. Jalapilet oli 3,50 jalgsi. Auto ja mootorratas oli 10. Ehk siis väike kokkuhoid ka. Ohtlik kallas. Siit alla lähed, siis on päris hea lend. Ta on äge, nii. Tõesti, vajame puhkust. Pekki kui palav on. Kui all oli lihtsam tulla. Selline, et kui sul on isegi keegi külas või nagu mingi sõprade ring, et kuskile vaja sõita, selline paras kaugus ka peaks enam-enam kõigile jõukohane olema. Ja kes ära väsivad, saad siin vahepeal kiikuda ja puhata. Nüüd on tõesti, ma pakun, et mingi 150 aastased või? On ikka suured puud. Siin on üks vaateplatvorm veel. No pole paha vaade jälle, noh. Uskumatane. Aga noh, igal pool ei jõua riidest lahti võtta, et
et jah, siis selline suhteliselt lähedal kodule. Vaatasin ennem, et 101 kilti olime sõitnud, et Suure-Jaanist. Et lähedal või ütleme niiviisi parajal kaugusel. Ja kui on mingid külalised, ükskõik siis, olgu nad siis Austraaliast või Ameerikast või Eestist, on siin väga hea ära käia, et väike piknikukorv kaasa ja siin võib süüa ja opa! Kui sa arvad, et sa oled juba kõike näinud, siis jaa. Vau. Vau. Teisel pool on ka võimalik vaadelda. Uskumata. Teisel pool ongi inimesed. Viimase peal kohta on jah. Linnupesi on terve kallas täis ja jaa, siin on käimist ja vaatamist rohkem ka küll. Et see on selline koht jah, kuhu soovitan kõigil siia tagasi tulla. Nii nagu meilgi on vaja see ükskord korra veel üle vaadata, et kui on natukene rohkem öeldakse aega. Et selline vana mets, kõvasti üle 100 aasta. No nii, nüüd me läheme sööma siis. Siin pidi olema väga hea söögikoht, ütles siis see rahvuspargi nii öeldakse boss, kontrolör. Selline ilus söögikoht. Umbes parv sinna.
nii, minul on siis searibi, onju. Maksis mingi 18 äkki oli, onju. Ja sul on kanavarras, see oli ka mingi 13 või? Sul sa hoidsid kokku 5 euri. Friikad tuli eraldi veel võtta ja. Ja kohvi ja mul ja sul oli maht. Ma ei ole hullu, tund aega ootasime peaaegu või? Toit oli siin super maitsev. Et kes siia satub, siis tasub tulla. Nii, meie parkisime siia, see oli viga. Oleks pidanud parkima siin alla. Aga noh, esimese hooga tundub, et äkki siin on see söögikoht. Kuigi veis näitas, et ta on seal. No võt. No nii, kõht on täis söödud. Super hea söök oli. Nii hea tribi ei olegi ammu saanud, et 18.50 oli minul arve. Alguses arvasime, et need friikad tõstab eraldi maksta, aga ei, friikad on ikkagi hinna sees sellel prael, et nüüd, ahah, need toidutopp ongi siin sama. Jälle palju saime sõita. Kohe nii, et pärast on hea ära sõita. Pane siia samma kõrvale, ma arvan. No nii, käisime siin kohalikus toidutopis siis pirukaid otsimas, muidugi pirukaid ei ole pühapäeva õhtu ja kõik otsas. No lähme üle Ruhja, loodame, et seal veel on, kuigi noh, jah, väga suuri lootusi ei saa panustada. Suitsud on Lätis jätkuvalt odavad, et Mosalassa oli see koht, kus me käisime ja olime ja väga äge koht, et mulle väga meeldib, et siia tuleb tagasi tulla, et noh, 150 Viskarsiga. Siukseid asju meil enam ei näe, aga näed, siin on Siks oli ka õue peal 05. Noras. Huvitavad nimed, et suht piirinaaber on Läti ju meile, aga täiesti ikkagi teine keel, et ma ei ütleks küll, et see midagi sarnast on.
et selline see Lätimaa on jah, et ohoh, mis lind see siuke, no oi, see on kulb, au. Jäi vist kaamerasse. 10. No tundub, et siin on mingi asula ka veel. Või on see tühjaks jäänud kõik? Siuke tunne, et see on täitsa tühi, jah. Graafiteid ja asju siin on, aga huvitav, mis siin kunagi on olnud siis. Kas see on mingi asutus olnud? Päris huvitav. Mingi väike tehas. Birkeni. Peab meelest pidama, pärast vaatama Google'ist. No nii, Ruhja toidutopis oli Pirukal Etlookos, mingit probleemi ei olnud. Natuke tagant poolt ka filmi, et sellest Lilli teest, et see on siuke ilus tee, et siin on mõnus lasta, et Eestimaal. Tookord me läksime siit, otse läksime Taageperra, et päris teti rada oli seal vahepeal, siuke äge. Ja siin on siis see kujukeste meister jälle. Kas on midagi uut ka tehtud või? Lätis oli 95 tankisin. Siin on isegi 5 senti kallim kui Lätis. No kui me räägime posti hinnast, et noh, mingit sooduskaarti ei ole ja nii edasi. See on ilus vaade siin see. Eriti sealt ülevalt künka otsast, et aga no seda on nii palju kordi juba filmitud, et ega see. Aga noh, ta on täpselt selline, et ega siin kaamerat välja ka ei tahaks lülitada. Siis on Viltune kirikutorn seal, kus me ükskord käisime sõpradega. Ivor ja Marge olid ka Linnuse Varemet seal.
see on ka tegelikult üks ilus koht, et mis see silt siin näitas, mis kirik see oli? Karksi Ordu linnuse Varemed Karksi kirik, vot nii. 37521. Hmm. 230 kilomeetrit. No vähemalt on, ei ole kaart ära katkenud, et selge, pärast korrigeerime seda asja siin. Et siis tšau-pläu.